tere hommikust, tere hommikust, tere hommikust. Äratus nendele, kes alles esimest kohvi joovad ja nendele, kes on juba pikalt tööd teinud, siis varsti on lõuna käes. Väga äge. Vaikselt koguneme siia, anname siin mõne minuti veel aega ja räägime natuke näite sükest tavapärast juttu, mis me siin ikka rääkinud oleme. Et tere tulemast Smiley koolituste seeriat kuulama. Et täna meil on siis 4. veebiseminar. Räägime täna kontaktide haldamisest. Aga kes täna esimest korda meid kuulavad, siis teadke, et tegelikult meil on juba 3 koolitust sinedega. Me oleme rääkinud juba sellest, mismoodi Facebookis kontakte korjata ja mismoodi Facebooki reklaame üldsegist teha. Et meil on siin hästi tore abiline Stella, kes tegelikult täna ekraani taga, mida on. Tema näitas ette, mismoodi Facebooki reklaame üles seadistada. Samuti me oleme rääkinud teistest põnevatest teemadest nagu veebiseminari korraldamine. Et kuidas siis käib veebiseminari korraldamine välja just nimelt koostöös Smiley abiga. Ehk siis mida siis teha selleks, et veebiseminarid ja inimesed kohale tuleksid ja kõik sujuks nii nagu vaja on. Ja nädal aega tagasi rääkisime RSS uudisvoust sellest, mismoodi RSS voo abil oma meilipõhi võimalikult lihtsalt valmis teha. Niimoodi, et ei ole vaja toote ise ükshaaval sisse panna, kirjab neid sisse, et RSS voo abil saab siis kõik tooted sisse tõmmata automaatselt. Kes tahab järgi vaadata, nüüd olnud veebiseminare, siis siin all on link. See viib meid ühele toredale Smiley maandumislehele, kus on siis koha olemas ka eelmiste veebiseminaride videod, saate järgi vaadata kõik asju, mis juba olnud on. Ja täna on siis eelviimane ning täpselt nädala pärast tuleb järgmine veebiseminar ja järgmise veebiseminari räägime siis kõige sellisest tehnilisemast teemast, milleks on SPF, DKIM ja D-mark ehk siis meilide autentimine. Ehk ma näitan teile ära, milline kiri on autentimata kiri, mismoodi see kirja ära autentida, mis autentimine tähendab, sellepärast, et me oleme siin kõik näinud igasuguseid toredaid sõnu, aga tähendust väga ei tea, eks ole. Et räägime selle jutu kõik ära, saate natukene tehniliselt targemaks ja teada, miks see autentimine vajalik on. Ja täna siis räägime kontaktide segmenteerimisest, ehk siis annan teile mõningad mõtted, ma loodan, selle koha pealt, kuidas on hea kontakte segmenteerida, millist infot kontaktide kohta koguda ja natuke näitan ka Smiley keskkonnas ette, kuidas siis neid filtreid sinna Smiley'sse luuakse. Ja puudutan ka kõige põnevamad teemad, mida me siin klienditoas hästi palju ise näeme. Ehk siis seda, et kui teha need automaatseid filtreid, et miks siis see filter vahepeal tühjaks jookseb. Ja ma juba näen, et te olete kogunenud siia, tere Eve, tere Priin, kes te olete juba kommenteerinud siia, aitäh teile, väga tore. Mul on alati üli tore hea meel näha, kui inimesed kommenteerivad ja küsivad küsimusi. Et nii ka täna siis, kui tekib mõni küsimus, siis kindlasti küsige siin chatis kohe oma küsimus ära. Kas te küsite seda meil Facebookis või StreamYardis, kes on linki saanud, vahet pole, mõlemad kommentaarid jõuavad mulle siia just ekraanile ja ma näen neid ja ma üritan neile ka jooksvalt vastata. Teeme täna jälle küsitluse ka. Andke mulle palun märku siia samasse chati, millise reklaami kaudu või kus kaudu te kuulsite tänasest veebiseminarist. Kas te kuulsite seda mõne Facebooki grupi kaudu? Kui grupi kaudu, siis mainige ära, mis grupis te nägite seda teavitust. Kas te saite meie käest uudiskirja, kus oli niisugune kutse, et tulge veebiseminarile, või nägite tasulist reklaami või ükstapuha mis muud kanalit kaudu, kes võib-olla sõber kutsus kohale. Et andke mulle märku, kirjutage siia chati meile, kus kohast te kuulsite sellest tänasest veebiseminarist, siis me teame ise ka paremini, kuidas teieni veel paremini kohale jõuda ja veel rohkemate inimesteni oma veebiseminaridega jõuda. Ja aitäh kõikidele, kes vastavad. Nii juba vastused tulevad, nii aga aitäh, pärast me Stellaga uurime ja vaatame neid ja siis saame veel oma teadused teha. Nii. Väga lahedad vastused on, Greta siin kirjutab, et tööandja kaudu, et kutsus e-maili teel ja kes on tulnud siin Smiley uudiskirjast ja kes on tulnud meediaturnuse grupi kaudu ja kes on tulnud virtuaalsete assistentide grupi kaudu. Me tean, et siin tegelikult on tavaliselt hästi palju meil koos ongi virtuaalsed assistente, et suur kalli teile, sest te teete nii vahvat ja olete nii tore siin jutustada ja rääkida, et te alati nii aktiivselt rääkima kaasa, et see on hästi tore.
nii, aga lähen teemasse ka. Ma täna jagan ka slaide, siis ma pärast, kes on ennast kirja pannud, siis need slaidid ma saadan pärast ka meili peale teile, sest et kuigi mingid nagu märkmeid või pilte tegema ei pea, et kes on kirja pannud veebiseminari, saavad ka slaidid pärast meili peale. Koos siis selle linkiga, kus on veebiseminari hiljem järgi vaadata. Aga ma täna jagan slaide ka, sellepärast et teema on natuke põhimõttelisem ja seetõttu on siis on slaidid selline natukene abivahend, millega on hea natukene infot rohkem jagada. Nii, jagame selle õige akna ja jagame seda hoopiski. Läheme esimese slaidi juurde ka ja hakkame jagama. Ehk siis räägime täna jätkusuutlikust kontaktide segmenteerimisest. Ja miks me sellest teemast nüüd räägime nii väga palju on sellepärast, et kui me vaatame statistikat, siis statistiliselt päevas saadetakse välja hetkel, ma kujutan ette umbes 375 miljardit kirja päevas. Iga päev läheb nii suur hulk kirjasid välja ja nii palju, kui ma olen kuulnud siin targemate inimeste käest, siis umbes 90% võõrkirjadest tegelikult on spämm. Ehk siis tohutu palju tuleb mingisugust sükest kirja, mida inimesed tegelikult oma postkasti ei oota ega ei taha saada. Ja selleks, et siis sina ei oleks siis see inimene, kes saadab oma nimelt välja mingit kirja, mida inimesed ei taha saada või mida nad ei oota, siis tegelikult seal hulgas on ka siis seesama segmenteerimine ja kontaktide haldamine üldsegist väga-väga suure tähtsusega. Teiseks, miks see kontaktide haldamine on hästi oluline, on see, et kui ma siin olen rääkinud ülemaailmselt väga-väga nutikate tarkade inimestega, kes tegelevad just nimelt meilide kohale jõudmise küsimustega, ehk siis sellega, kui hästi su kirjad postkasti kohale jõuavad, siis kõik nad ütlevad ühest suust, et esimene probleem, mida sa pead hakkama lahendama sellisel juhul, kui su kirjad hakkavad spämmi minema, on siis see, et sul on vaja oma kontakte paremini hallata. Ehk siis kui sa saadad konstantselt kõikidele oma kontaktidele kirjasid, siis ühel hetkel su kirjad tahtmata hakkavad minema spämmi. Ehk siis sa pead kontakte segmenteerima, sa pead teadma, kes sinu uudiskirjas on, mis neid huvitab, mida nad tahavad saada, mis infot nad tahavad saada. Ja sa pead ka ühel hetkel uudiskirja listist hakkama välja võtma neid inimesi, kes enam ei ole aktiivsed, ehk siis kes enam su kirju ei taha saada. Ja kõike seda, mis täna vaatame üle ka, kuidas neid asju tegelikult tehakse. Selleks, et sa siis ei oleks niisugune ebamugav spämmimaiguline kirjasaatja, siis alati mõtle nagu esimese sammuna selle peale, kes on sinu lugeja, ehk siis kes on see inimene, kellele sa kirja saadad. Miks sa selle peale mõtlema peaksid? On see, et me oleme siin tänapäeva maailmas hästi harjunud olema reklaamist ümbritsatuna. Meil on Facebookis pidevalt tulevad igasugused reklaami ette, me vaatame, sõidame tänaval ringi. Tallinnas on sul nagu niivõrd palju plakateid igal silmapilgul ümberringi vaatamas siin, et meie silm isegi ei pane tähele seda enam. Küll aga on postkast seevastu, see meie meili postkast on tegelikult väga isiklik koht. Sellepärast, et kui sa vaatad oma kirjapostkasti sisu, siis seal on mingisugused Eesti Energia lepingud sul on võib-olla korteriühistud saada kommunaalarve seal, siis on sul pileti ostud seal, võib-olla mingisugused muud ostud, igasugused hotelli broneeringud, et lähen spa puhkusele, mul on seal broneering kirjas. Võib-olla kõik saati sulle mingid pilte sinna meili peale, võib-olla saati mingi piltide lingi, mingisugused, ma ei tea, mõttevahetused oma sõppedega, et kõik see on tegelikult isiklik koht. Ehk siis väga-väga harva me tegelikult tahaksime, et kõik teine meie postkastis sobramas käiks, sest et seal ongi nii võib isiklik asju sees. Et ma ei tea, kujutage ette, et te tahate teha elukaaslasele üllatust, ostate lennukipiletid Vilniusesse, et reisile minna, siis lähed teie elukaaslane teie postkasti ja näeb, vaadake, siin on broneering olemas. Tegelikult on veits ebamugav, on ju. Ja just sellepärast, see on lihtsalt niivõrd isiklik koht, sellepärast on ka vaja enne kirja saatmist alati mõelda, et kas see on minu kiri, mida ma hetkel hakkan saatma oma brändi nimelt välja, kas see päriselt väärib seda asukohta, seda kõikide isiklike muude kirjade sees. Kas see minu kiri on piisavalt hea, et ta väärib oma asukohta selle arvete, broneeringute, lennupiletite ja kõige muu selle tähtsa informatsiooni keskel.
ja kas see kiri on postkasti oodatud. Ehk siis, kas minu saaja päriselt tahab seda kirja saada. Ja see on alati esimene samm, mida mõelda läbi enne, kui ta ükstapuha millist kirja saadata välja. Ilmselgelt me kõik ootame oma postkasti igasuguseid tehingukinnitusi, kui me tegeleme e-poega, siis kõik need ostukinnitused ja arved on väga oodatud kirjad postkasti. Aga see, kui ma hakkan saatma niisugust järgmist kirja juurde, et kohe sa ostsid mu käest jäätist üle, osta mu käest šokolaadi ka, et kas see tegelikult on inimesele väärtust pakkuv. Või kui ma saan tavalist uudiskirja, näiteks Smiley uudiskiri läks eile välja, et kas see uudiskirja saajate grupp on kõik need inimesed, kes tahavad seda kirja saada, kas see kiri pakub neile ka päriselt väärtust, kas seal on mingi uudis sees, mida inimene mitte kuskilt mujalt varem pole kuulnud. Ehk siis alati mõtle nagu see väga hoolikalt läbi, sest turundajatena me kipume ikkagist hästi tihti mõtlema asju enda vaatevinklist. Ehk selle pilgu läbi, et mina turundajana tahan sulle saata enda informatsiooni, ma tahan, et sa teaksid mind toodud hästi palju informatsiooni. Aga kas mina lugejana tahan seda infot teada? Mõtle ka selle peale. Mis on väga hea näide, mis muuti tehakse asju, on see, et üks Eesti hästi äge spordiriiete tootja teeb sellist asja, et kui sa ostad tema käest toote, ostad tema käest näiteks kleidi või spordi T-särgi, siis ta saadab selle pärast ostu kirjaga e-posti teel kirja, kus ta kirjeldab ära, mismoodi seda konkreetset kangast peaks hooldama. Ehk siis mismoodi hooldada oma ostetud spordiriietust, mis temperatuuri pesta, kas seda võib triikida ja nii edasi. Ehk siis tegelikult selle kirjaga ma pakun kliendile väärtust. Ehk siis ma ütlen kliendile ära, mida ta peab ostujärgselt tegema selleks, et tema toode säiliks võimalikult hästi ja kaunis ja ilus. Ja ma võin sinna kirjaga panna mingise väikse müüginuansi juurde, kui ma tahan, et näiteks, et tule tutvuga teiste meie tootevaliku toodetega. Aga kui ma seal on see uudisväärtus sees olemas, see vajalik info on olemas, siis see kiri juba iseennast muutub hästi palju kasulikumaks. Kui me nüüd läheme konkreetsemalt kontaktide segmenteerimise juurde, kontaktide üldsegist haldamise juurde, siis kui me hakkame kontaktide kohta infot koguma, siis tavaliselt me kogume kontaktide kohta mitmeid erinevaid infokilde kokku. Näiteks kui me võtame nüüd meie hea suure Meta, meie suure sõbra Meta ette, siis Meta teab meie kohta tohutult palju infot. Ta teab seda, mis lehekülgi me laikinud oleme, ta teab seda, kuhu me kommenteerinud oleme, ta teab seda, mis on meie perekonna staatus, ta näeb mingit pilte meie kohta ja kõik need infokilde kokku ta kasutab ära selleks, et sihtida sulle paremini reklaami. Nüüd mõtle, kas saad sina ise olla täpselt samas olukorras, ehk olla see Meta, kellel on oma kontaktide kohta võimalikult palju informatsiooni olemas selleks, et teha kasulikke otsuseid sulle enne nagu brändile. Mida sa siis saad hakata alati klientide kohta koguma, on igasugused infokillud, mida saad teada kontakti käest. Esimese asjana, mida me alati kasutame, on see, et kui me hakkame tegema maandumislehti või hakkame tegema uudiskirjaga liitumise vorme, siis me saame nende vormide kaudu teada kontakti kohta mingit infot, mida tegelikult meile ütlema ei pea, aga mida me teame juba varasemalt. Ehk siis info, mis pärineb süsteemist. Info, mis pärineb süsteemist, näiteks Google'i jaoks on see, et mis on sinu IP aadress, kas sa kasutad Maci või sa kasutad Windows arvutit ja kas sa vaatasid seda kodulehte arvutist või sa kasutasid kodulehe vaatamiseks telefoni. Samamoodi saad sina seda info kokku koguda. Ehk siis kui sul klient läheb sinu kodulehele ja ta liitub sinu uudiskirjaga, ning su koduleht on mitmekeelne näiteks, siis sa tegelikult tead selle liitumisvormi keele järgi ära, mis keeles inimesega edaspidi suhelda, kas räägite temaga eesti keeles, inglise keeles, vene keeles, mis iganes keeles su kodulehel see vorm olemas on, liitumisvorm. Teine asi, mida sa tihtilugu tead, on see kanal, mille kaudu su klient sinu uudiskirjaga liitus. Ehk siis, mida ma soovitan alati hästi tungivalt, ma olen ka siin sellest varem juba rääkinud koolituse sarjas, on see, et kui sa teed erinevaid maandumislehti või liitumisvorme, siis märgista iga see liitumisvorm erinevalt ära, ehk sa teaksid, et millise vormi kaudu su klient siin uudiskirjaga liitus. Miks see on vajalik?
see on vajalik sellepärast, et kui sul on näiteks, sa teed Facebookis reklaami ja kutsud inimesi liituma uudiskirjaga. Ja sa siis need inimesed, kes sul nagu nii-öelda reklaami peale tulevad sinna uudiskirjaga liituma, siis nendel tavaliselt on natukene teine informatsioon sinust teada, kui see klient, kes liitub sinu uudiskirjaga sinu kodulehel. Sest et inimene, kes liitub kodulehe kaudu sinu uudiskirjaga, tema on su kodulehel käinud, ta on näinud mingisugust informatsiooni, ta on näinud mingisuguseid su tooteid, ta võib-olla luges su blogi natukene. Aga see inimene, kes liitub Facebookist reklaami kaudu sinu uudiskirjaga, tema ei tea sinust tihtilugu veel mitte midagi, ta ei tea su kodulehe aadressigi võib-olla ja ta ei tea ka, mida sa pakud, mis on sinu see väärtuspakkumine, miks peaks just sinu toodet ostma. Ehk siis kogu seda informatsiooni pead sa tegelikult hakkama sellele kliendile alles rääkima. Ning sellepärast ongi vaja teada, kus kaudu sa selle kliendi omale said, kus kaudu see müügikontakt või see meiliaadress sinuni jõudis, sest et läbi selle info saad sa pakkuda edaspidi sellele konkreetsele kliendile vajalikku informatsiooni. Näiteks saad sa siis teha vastavalt selle liitumisvormi asukoha kaudu nii-öelda, kas ta tulid Facebookis või ta tulid kodulehed, saad sa teha erinevad tervituskirjade automaatikad oma klientidele. Ja ne pakuvad just seda väärtust, mis sellele kliendile vaja on. Ehk siis sellepärast ongi vaja hästi teada, kus kaudu see klient liitus. Kui sul on veebipood ja sul on olemas veebipoes liitumisvorm, ehk siis näiteks kui sul on ostukorvi lõpus liitumisvorm liitumi uudiskirjaga või kui sul on klient, kes logib sisse, et ostu sooritada, siis sa enne klientide kohta tead sa seda, mis asju tema ostud on sinu poest. Ehk mis kategooria tooteid ta ostis, kui palju ta neid ostis, kui tihti ta ostmas käib. Kogu see informatsioon on tegelikult sul endale teada. Ning ka seda infot on hästi mõistlik salvestada andmebaasi ära, et teha kliendile edaspidi paremaid pakkumisi. Näiteks, kui sul on lemmikloomapood ning sa näed, et sul on klient, kes ostab järjekidevalt ainult koerte tooteid, koera toitu, koera närimiskonte, koera joogikaussi, koera trakse, aga kasside asju, kassitoitu või kassi liivakasti tooteid ta pole kordagi ostnud, siis ilmselgelt sellele kliendile ei ole mõtet teha kassitoidude soodluskampaaniat, sest ta ei osta seda kaupa, teda hoidab tänu koerakaubad. Ning jällegist läbi selle, et me oskame kliendi profiilil ära kategoriseerida tema ostu, siis tänu sellele me saame ka tegelikult pakkuda kliendile väärtuslikumat uudiskirja ja teha väärtuslikumat pakkumisi. Ja siin ma olen veel toonkäinud ostu kuupäeva, miks on ostu kuupäev hästi hea info, mida arvestada, on sellepärast, et kui meil ongi mingisugune perioodiliselt ostetav toode, näiteks vitamiinid või võib-olla juuksušampoon näiteks, siis kui me teame, millal viimati inimene ostu meie käest tegi, siis me saame talle teha vastavalt selle ostu kuupäevale nii-öelda meeldetuletuskirja, et kuule, me teame, et sa ostid minu käest vitamiine, milles on purgis on 30 tükki sees ja nüüd 28 päeva hiljem saad talle kirjad, et me teame, et see vitamiinipurk peaks nüüd kohe tühjaks saama, et äkki sa tahad uue tellimuse teha. Ja sellised nippe ära kasutada on hästi lihtne, tulete kliendile meelde, et ta võiks olla see püsiklient ja asi tegelikult väga hästi. Ja siis on teist liigi informatsioon, mida klientide kohta koguda. Ehk siis on see informatsioon, mida sa kliendi käest kohaselt ei tea, aga sa tahad tema käest seda küsida. Kogu seda informatsiooni küsimist saad sa siis teha kas kohe siis selle uudiskirjaga liitumise vormis, ehk juba vormi sees kohe küsida kliendi käest informatsiooni või teha seda hiljem natukene juurde hankida informatsiooni. Mida sa tahad kliendi kohta juurde saada? On näiteks, kui sul klient ei olegi veel sinu käest mitte midagi ostnud, aga sa siiski tahad teada, kas teda huvitavad rohkem kassitooted või koeratooted, siis saadki tema käest küsida, et kas sul on kodus kassi koer. Kui sa oled näiteks mänguasjapood, siis ja müüd lastekaupasid, siis väga-väga oluline info sinu jaoks on see, et kas sul on laps, kas see laps on poiss või tütar, kas sul on mitu last, kui vanad lapsed on. Ja kogu seda informatsiooni peaks siis küsima kliendi käest juurde, kuna sul pole seda mitte kuskilt vaja hankida. Kui sa näiteks oled
restoran, siis ja sa suudad pakkuda väga erinevat tootevalikut, ehk siis sa suudad pakkuda gluteenivaba pastat, sul on piimavaba tootevalik olemas, sul on ka vegan tootevalik olemas, siis jällegi, kui sa tead selle kliendi eelistust, kas ta on sul kõigesööja või tal on mingi teatav eelistus toidu osas ja kui sa tead seda informatsiooni, siis saad teha kliendile palju relevantsemaid pakkumisi, mille tal on väga-väga hea meel. Ja seda infot on su võimalik kõike välja mõelda, mida siis sul vaja on. Ja kuidas seda infot saada? Nagu ma ütlesin, üks variant on siis teha maadumislehele kohe selle vormi külge küsimustik. Sellega aga ma hoiatan kohe ette, et proovige pigem hoida küsimustiku esialgu võimalikult lühikesena, mitte küsida rohkem kui paar küsimust ainult. Sellepärast, et mida pikem, mida rohkem küsimusi te küsite, seda väiksema tõenäosusega tegelikult klient lõpuks selle vormi ära tagab teie käes. Kui aga minna teist teed pidi, siis lihtsam variant on see, et sa teed kõigepealt selle liitumisvormi ära, ehk see klient liitub uudiskirjaga ära ja pärast seda sa hakkad tema käest küsima lisainformatsiooni juurde. Ja siin paremal pool on üks näidis olemas ühest kosmeetikatoodete müüjast ja nemad siis tegid sihukese lahenduse, et kui klient liitus selle uudiskirjaga ära, siis ühe esimese kirjana nad saatsid inimesele väikese küsimustiku, et küsisid lihtsalt, et millist tüüpi on sinu nahk, et milliseid tüüpe, milliseid tooteid sul tegelikult sellest poest vaja on, et kas sul on vaja selge nahatooteid, on sul vaja niisutavaid tooteid või sa veel ei tea, mis sul vaja on. Ja kui klient siia ühele nupu peale vajutas, siis tegelikult see info salvestus kohe ka andmebaasi ära. Ja me saime selle kliendi kohta kohe natuke rohkem informatsiooni teada, ehk siis kui inimene valiski seda, et tal on vaja niisutavaid tooteid saada, siis edaspidi talle saadeti informatsiooni just niisutavate toodete kohta, mis tegi kliendi elu lihtsamaks ja pakkus kliendile rohkem väärtust. Ehk siis niimoodi meili sees saate te pisikeste küsimustega, aga tegelikult aega, et küsida oma klientide käest väga-väga palju vajalikku ja head informatsiooni. Ja kui sa nüüd hakkad seda infot koguma, siis jällegi see hea metanäide, kes teab meie kohta põhimõtteliselt kõike, siis mõtle läbi, kas sul on ka põhimõtteliselt kõike vaja teada. Ja ma võin mürki võtta ja öelda, et seda kõike ei ole vaja teada. Sellepärast, et selleks kogu seda informatsiooni hulka ära hallata ja selle pealt ka teha mingeid relevantseid järeldusi, selle jaoks on lihtsalt vaja tohutult palju aega ja andmetöötlust teha. Ja seda meil enamikel tegelikult ei ole vaja teha. Meil on vaja põhilist informatsiooni kliendi kohta, ehk siis seda, millisele kliendile millist infot saata. Ja siinkohal tegelikult, kui teil endal on jaksu, siis ma soovitan hästi tugevalt paika panna teie põhilised kliendi profiilid. Ehk siis selle jaoks on teatavad töövahendid olemas, saate otsida netist, see ongi kliendi profiili määramise tööised siuksed. Ja nende kliendi profiilide järgi te saate hakata vaatama, et milline on see teie tüüpklient, neid profiile võib olla mitu tükki, ei pea olema üks tüüpklient, ja vaatate siis, mis on selle tüüpkliendi tüübilised huvid, ehk siis te tekitate niisuguse persona omale, nii-öelda inimese, kes vastab sellele tüüpkliendile, kellel on mingisugused teatavad nüansid küljes, te teate, kas ta on mees või naine või mis vanusest ta on või kas ta on kassi või koera inimene. Ehk siis saab kogu see informatsiooni teada ja vot seda infot, mis siis tüüpkliendile vastab, seda te peategi salvestama. Sest et selle põhjal te saate hiljem hakata kliente segmenteerima. Et võib-olla teil pole vaja teada, mis on selle kliendi sünnipäev, kui vana tema ise on, aga teil lihtsalt on vaja teada, kas talle meeldib kass või koer. Ja muud teil pole ka vaja teada. Ja see on täiesti okei, siis sellisel te ei kogu kõik selle kliendi kohta juurde mitte mingisugust muud informatsiooni, et seda, kas tal on kogus kass või koer. Kui te olete raamatupoe, e-raamatupoe müüja, müüte e-raamatuid või ühte e-poes raamatuid, siis mida teil on vaja teada on see, et mis stiilis või mis liiki raamatuid see inimene e-poest ostma hakkab, kas ta tahab lugeda krimkasid, kas ta tahab lugeda romaane, kas talle meeldib klassika, või talle meeldib psühholoogia, ehk siis teil on vaja seda määratlust, et milliseid raamatutüüpe talle soovitada edaspidi. Ja see, kas tal on kodus kass või koer,
no see jätab täiesti külmaks teid. Ehk siis koguge kokku ainult seda informatsiooni, mis teil päriselt vaja on, mida te päriselt kasutate ja mille põhjal te teete ka ise relevantseid segmenteerimisotsuseid. Ja arvestage ka sellega kindlasti, et klient üldiselt ei taha väga palju infot anda teile, et kliendile pigem meeldib võimalikult vähe infot endast välja anda. Et siis küsige tõesti relevantset asja. Ja mida ma siis maiksin veel alati on see, et on ettevõtteid, kellel on alati oma klientide kohta väga palju infot. Näiteks pangad teavad meie kohta väga palju, näiteks kindlustused teavad meie kohta väga palju informatsiooni. Teie arstid teavad teie kohta väga palju informatsiooni. Ja kui te teate niisugust delikaatset isikuinfot, siis kindlasti ärge kasutage seda infot veidral viisil ära. Ehk näiteks, kui sa oled kindlustusfirma näiteks, siis sul on võetud hambaravi kindlustus, inimesel on võetud hambaravi kindlustus, siis võib-olla on veider kohe pärast hambaarsti külastust saata kindlustusettevõttele kirja ja öelda, kuule äkki sa tahaksid lisaks hambaravile või saada ka elukindlustust juurde. Sellepärast, et üldjuhul me inimesena ei taha, et meie raviandmed kuskile avalikult välja lähevad ning see tundub lihtsalt natukene nagu isikliku ellu tungimine, kui me teame mingi isiklikku informatsiooni. Ehk kui sa tegutsed valdkonnas, kus sa tead kliendi kohta isiklikku infot, siis kindlasti mõtle läbi, kas sa saad seda kasutada. Ka apteegina näiteks, kui me teame, et inimene on ostnud mingi konkreetset ravimit, siis võib-olla ei ole väga viisakas näiteks apteegina seda hakata välja promoma ja ütlema, et kuule, ma nägin, et sa ostsid seda ravimit, saadagi seda ka juurde. Natuke üle piiri. Ehk siis alati mõtle, et ega sa klienti ei hakka hirmutama selle infoga, mida sa tema kohta tead. Ja miks on ma siin parema natukene plingi pilt, see on, kes on parem koolituse käinud, kuulnud seda lugu kindlasti korduvalt juba, aga see on üks niisugune armas e-kiri, mis saadeti välja USA-s ühe kosmeetika kaupluse poolt. Ta niisugune Douglase poe moodi kett, kes siis müüb niisugust pudi-padi kosmeetikat, või kosmeetikat ütleme nii. Ja tol hetkel nende polnud klientide kohta väga palju personaalset infot kogutud, nad teadsid ainult seda, kus see klient asus, et kus on hästi palju osariike ja teadsid osariigi kaupa, mis osariigis mingi klient asus. Ja seetõttu nad tahtsid teha hästi toreda kampaania klientidele, ning tegid kampaania, kus siis oli kasutatud mitut elementi. Esiteks või niisugune väikene kihv seal sees, ehk siis jäi sõna siin taga natukene muutis suurust. Sellegist tegelikult vahemärkusena võib öelda, et on hästi äge võimalus kihvi ära kasutada. Tegelikult pole üldse vaja teha mingit suurt ja keerukat kihvi, niisugune pisikene hüpplev jäi siin taga, nõuab väga palju tähelepanu. Aga mis oli veel huvitav, oli see, et siin all on ilmateade ja see ilmateade kuvati vastavalt sellele, kes klientidest mingis osariigis asus. Ehk siis meie siin näeme Orlando ilmateadet, aga kui keegi asus New Yorgis, siis talle kuvati siia New Yorgi ilmateade selle kirja sisse. Ja seda tehtigi tegelikult läbi personaliseerimise ja personaliseerimist me saame teha nüüd sel juhul, kui me teame kliendi kohta andmeid. Ehk me suudame kliendile panna külge mingisuguse informatsiooni kirju, et me teame seda, kus kohast ta paikneb. Ja seda infot teades tehtigi niisugune kampaania ning see sai väga palju head vastukoja, sest et niisugune tore kampaania, mis ei ole liiga isiklik, vaid on täitsa vahva. Ja siin jääb samamoodi teha, kasutada lihtsalt mingit informatsiooni ära selle jaoks, et teha kliendile toreda kampaania, mis on natukene personaalsem kui kõigile täpselt ühesuguselt välja saadetud kampaania. Kuidas siis seda infot andmebaasi panna? Variant 1 kindlasti on, mida soovitan kõige rohkem alati, on liidestada ära oma Smile'i konto, oma veebipoega ja muude netis kasutatavate vahenditega, selleks, et kogu info liiguks automaatselt. Ehk siis automaatselt teie veebipoest liiguks Smile'isse info selle kohta, mis on tema viimane ost, selle kohta, millise uudiskirju nupu kaudu see klient teiega liitus ja nii edasi. Ja sellisel juhul liigub info automaatselt.
kui sul aga nüüd on varasemast mingi info olemas juba ja sa tahad seda infot hakata Smilisse üles laadima, siis te teate, et Smilis saab üles laadida ka andmebaase ehk siis klientide kohta informatsiooni. Ja seda me laeme üles Excelina. Kõige lihtsam viis, võtad tavaline Excel välja ja sellega hakata laadima. Nüüd ka siin on paar niisugust põhimõtet, mida peaks teadma. Olles ise väga paljude klientide andmebaase näinud, siis olen näinud ka igasuguseid huvitavaid vigasid ja tüüpilisi mõtteid, mida siis võiks vältida. Ehk siis esimene asi, mida kindlasti tuletaks teile meelde, on see, et igale väljale Excelis ruudukile sisse panna üks infokild. Ehk siis kui teil on väga palju meiliaadresse, siis iga meiliaadress saab olema eraldi lahtris. Olen näinud andmebaase, kus on pandud näiteks hästi suur hulk 10 meiliaadressi ühe selle Exceli lahtri sisse ja sellisel juhul tegelikult seda informatsiooni sisse ei loeta Smilis. Ehk siis üks meiliaadress, üks lahter. Ärge pange mitut meiliaadressi ühte lahtrisse. Samamoodi kehtib see sama põhimõte näiteks nimede puhul samamoodi. Kui te teate, mis on eesnimi, mis on perekonnanimi, siis pange need alati eraldi tulpadesse. Ehk siis Excelis me kasutame tulba loogikat, tulba pealkiri ütleb ära siis, mis see tulba lahtri sees olema hakkab ning siia lahtrisse sisse kirjutame siis selle tulba väärtuse. Ja kui me teame, et meil on eesnimi ja perekonnanimi eraldi, siis pange need alati erinevatesse lahtritesse. Sellepärast, et kui me kogume seda info kokku ühte lahtrisse, siis kui me näiteks tulebki Erki Markus nimeks, siis kus me teame, kas selle inimese eesnimi on Erki või Markus. Ja seetõttu hästi mõistlik alati on need lahtrid lahus hoida. Ja kui me nüüd selleks, et meil kogu see andmebaas väga suureks ja massiivseks ei läheks, siis jällegi, et kui sul on näiteks veebipood ja sul on olemas müügil tuhandeid erinevaid tooteid, siis võib-olla natukene liiga palju oleks märkida ära iga kliendi kohta selle, mis toodet ta parasjagu ostis, sest et see andmemaht läheks väga suureks ja haldamatuks. Seepärast palju mõistlikum ongi näiteks märkida ära, millise toote kategooria toodet inimene ostis. Ja seda on Excelis võimalik teha siis kahte moodi. Variant üks on see, et ma teengi erinevad tulbad. Niimoodi, et mul üks tulp on näiteks kassitoit, siis on mul siin kassiliiv, siis on koeratoit, siis on koera maiused. Et siis iga kategooria jäädi tulbana ning kui inimene seda kategooriat ostis, siis märgime sõnaga jah selle kategooria ära. Niimoodi on loogiliselt natukene lihtsam seda üles ehitada ja sul on parem kontroll hiljem need andmed üle. Saab tegelikult teha ka niimoodi, et sa lihtsalt panedki tulba pealkirjaks viimase ostu kategooria ja selle jahi asemel siia siis tulba sisse kirjutad tegelikult selle ostukategooria nime. Ehk siis näiteks sul ongi viimase ostukategooria ja siis esimene inimene Andres ostis su käest kassiliiva, Mari ostis koerakondi ning Karl ostis koeratraksid. Et niimoodi on võimalik ka seda üles ehitada. See on selles mõttes natukene keerulisem protsess, et sul võib aeg-ajalt mingit infot sellisel kaduma minna, aga ka niimoodi võib teha. Ehk siis jällegi, et mõtle läbi see struktuur, kuidas sa seda failiga kokku panema, et su hiljem oleks seda ka võimalikult lihtne kogu see infot ära kasutada ning hallata ja üles otsida. Nii, kui see info on olemas, siis jällegi selles, et segmenteerida kliente, uuesti tuletan meelde, et see persoonade teema on hästi hea, siis see, kui sa teadki, mis on su persoona ja millist infot tema kohta olemas olema peab, siis see on hästi hea alus, kus kohast hakata andmed kokku koguma. Kui sul nüüd pole tõesti õrna aimugi, millised andmed ütleks on võimalik kokku koguda, siis siin on niisugune väikene speaker, kus on kokku kogutud hästi palju erinevaid informatsioonikilde, mida siis võid, mille alusel sa saad oma kliente segmenteerida. Ehk siis mis infot sa võid tema kohta koguda. Näiteks sa võid jagada oma kliendid ära, et sul on VIP-kliendid, sul on kuldkliendid ja sul on väga harva ostvad kliendid. Et see siis niisugune customer persona laadne jaotus. Või siis võid jagada inimesi vastavalt ostuajaloole, et millal ta ostis viimati, näiteks kui sa tead, et viimase ostu kuupäev oli 3 kuud tagasi, siis võib-olla tema on see klient, kes ostab sinu käest korra aastas asju,
aga samas on sul mingisugune kliendigrupp, kes ostab võib-olla sult iga 2 kuu tagant mingit asja. Ehk siis jälle, kes sul on erinevad need profiilid ning vastavad selle erinevale profiilile, ostusvagedusele, sul tegelikult on seda klienti vaja ka erinevalt kõnetada. Ehk siis klient, kes ostab tihedamini, talle saada tihedamini kirjasid, klient, kes ostab harvemini, temale piisab ka saata võib-olla korra 3 kuu tagant kirja välja, see peagi teda rohkem töötama. Siis on võimalik igasuguste erinevate demograafiate alusel inimesi grupeerida ja nii edasi. Ehk siis neid mõtteid ja asju tegelikult on ääretult palju, kuidas sa saad kliente kokku grupeerida ja teha just neile vajalikku pakkumist. Mul on siin paar näidet ka. Asi, mismoodi mina olen ise väga palju kliente kokku grupeerinud, on see, et kui ma ei tea inimeste ostuinformatsiooni, siis ma saan alati võtta Smiley-süsteemist välja selle informatsiooni, et kes on need kliendid, kes pole kunagi kirju avanud, kes on need kliendid, kes avavad kirju ja kes on need kliendid, kes on tekkinud kirju ja kui ma siis saan, siis panen korda selle informatsiooni, et kes on need kliendid, kes on tellimuse teinud. Ehk siis see on selline nii-öelda aktiivsuspõhine segmenteerimine ja need kliendid, kes pole kunagi mu kirju avanud, siis nendele klientidele mul pole mõtet neile väga tihti kirjutada. Ja veel parem tegelikult need kliendid lihtsalt ühel hetkel saata neile nii-öelda re-engagement kiri, ehk siis kiri, millega me tuletame meelde, et tuled uuesti aktiivseks kliendiks. Ja kui see töötab, siis klient uuesti avab kirja, klikib ja aktiivne klient. Ja kui ta seda kirja ei ava ja kliki, siis lihtsalt kustutada nimekirjast ära, sest temast tegelikult kasu sul ei ole. Ja samas siis need kliendid, kes on sul pidevalt tellivad, nendele teed sa rohkem müügipakkumisi, need inimesed, kes on aega kirju avanud, nendele saad teha teistsuguse pakkumise, ehk siis sa saad vastavalt sellele kliente segmenteerida. Siin allpool on veel teine näidis, on siis keelepõhine listide haldamine, ehk siis sul on võimalik näiteks otsida välja kliendid, kes vastavad mingisugusele keelele, ehk siis sa saad teha neile nende emakeeles kirja. Lisaks sellele saad ka siis tegelikult seda keelt veel omakorda pulkadeks lüüa. Ehk näiteks kui mul on ettevõte, kes tegeleb materjali müügiga, siis ma tahan teada, kas ta müüb mulle metallitooteid, plasttooteid või puittooteid ning vastavalt sellele, mis kategooriasse see klient kuulub, vastavalt sellele ma teen ka talle kirja. Ehk siis jällegi, ma saan neid suuri gruppe omakorda veel ka väiksemateks gruppideks lüüa. Ehk siis teha nii-öelda väiksemaid segmente ja vastavalt sellele teha atraktiivseid koodiskirjasid. Selle slaidi juures ma tuletan meelde ühte väikset apsakat, mis juhtus Tallinkil eelmisel sügisel. Nimelt, kes mäletab, siis Tallinkil juhtus selline asi, et nad saatsid välja vanavanemate päeva puhul kõikidele kirja, et millal käisid sina viimati vanavanemaga kruiisil. Ja selle kohta tuli netis päris palju tagasisidet just selles võtmes, et aga minu vanavanemad on juba surnud, mis ma üheksa kirjautegist sain. Ja see kuulub ka tegelikult, see temaatika kuulub samamoodi segmenteerimise alla. Ehk siis, kui sa teedki mingisugust kampaaniat, kas emadepäeva kampaaniat, isadepäeva kampaaniat, võib-olla sõbrapäeva kampaaniat ja sa tead, et see on niisugune mõne kliendi jaoks tundlik teema, siis sul on alati võimalus enne seda kampaaniat teha niisugune nimekiri kontaktidest, kes seda kampaaniat saada ei taha. Ja siin ongi üks näidis ühest USA nännipood, nagu Eestist Haiger näiteks on, kingituste pood. Ja nendel oli tulemas siin isadepäeva kampaania ning nad ei tahtnud üritada inimesi, kellele see temaatika võib natukene õrn olla. Ning nad saatsid siis 2 nädalat enne välja kirja, ütlesid, et me teame, et isadepäeva teema võib olla natukene õrn teema, et siis kui sa ei taha seda kirja saada, ole palju hea anna meile märku ja loobu sellest kirjast juba eelnevalt. Ehk siis nii-öelda opt-out'i kiri oli see, siin all, kui inimese nupu peale vajutas, siis sisuliselt, mis tagalasal juhtus, oli see, et talle pandi märge külge, et ära saab isadepäeva kampaaniat talle ning see grupp inimesi välistati kampaaniast. Ehk siis jällegi see on niisugune teatav, niisugune sümpaatsel viisil segmenteerimine, ehk siis sa väldid just seda Tallinkis juhtunud apsakat, ehk siis need inimesed, kes tegelikult seda kirja poleks tahtnud saada,
nemad oleks saanud sellest kirjast varem välja optida ja oleks saanud sellega natukene vähem pahandust enda haldunda. Nii, kui me räägime veel segmenteerimise numbritest, siis segmenteerimine just nagu ongi see, et kui sa nüüd saadad sellele õige sihtgrupile õige kirja välja. Ehk siis, kui mul ongi loomapood, mul on kassi inimesed, mul on koera inimesed, mul on papagoide inimesed, siis ma ei tee mitte kõikidele ühesuguse uudiskirja, vaid ma kassi omanikele saadan kassi puudutava kirja välja, koera omanikele koera puudutava kirja välja ja nii edasi. Ja see on segmenteerimine. Ehk siis see, et ma ei saada ühesugust kirja kõikidele ühtemoodi välja. Ja miks see on hästi hea? Sellepärast need numbrid näitavad, et kui segmenteerida klientuur ära, siis sellega segmenteeritud kirjadega kaasneb 23% kõrgem avamismäär ja 49% kõrgem klikkimismäär. Miks see tuleb? See tuleb sellepärast, et sa saadad klientidele neid huvitava kampaania, neid huvitava pakkumise. Ehk siis, kui ma olen kassi omanik, mind ei huvita, et sa saadad ma koera pakkumise, ma ei seda kirja niikuinii lahti ei tee isegi. Aga kui sa saadad mulle kassi omanikule kassi toidu pakkumise, siis seda ma teen lahti. Ja sellepärast, et see teema puudutab mind. Ehk siis läbi selle, et sa pakud kliendile huvitavat teenust, läbi selle siis tegelikult parandab ka siis seda numbrilist kirjastatistikat. Teine pool sellest on see, et sa tegelikult saadad ka vähem kirju välja. Sest et sul kassi omanikke tegelikult juba eos ongi vähem, kui kogu see annepast kokku sul on. Ja kui sul on 10 000 klienti, kellest 3000 on kassi omanikud, siis sa saadadki 10 000 kirja asemel välja 3000 kirja ainult. Ja juba selle läbi tegelikult sa saadad väiksema massi kirju välja, sul tegelikult see avamispäev, klikkimispäev automaatselt läheb paremaks, sellepärast et need, kes sellest kirjast huvitatud on, need ka selle avavad ja see number on palju parem. Ja miks see väga hea veel on, mida rohkem sa sihid ja mida rohkem sa segmenteerid oma kirjasid, seda parem on su saatja reputatsioon. Sest et saatja reputatsioon, kui see sõltub sellest, kui paljud inimesed sinu kirjaga interakteeruvad. Ehk kui palju sinu kirju avatakse, kui palju neid klikitakse. Ja kui sa suudad saata kirjasid, millel ongi palju parem klikkimise avamismäär ja palju vähem spämmimärkimismäär, palju väiksem spämmimärkimismäär, siis sinu saate reputatsioon kas püsib kõrge tasemel või siis ta jõuab sinna kõrgemale tasemele tagasi. Ehk siis sa läbi selle segmentatsiooni sa saadad kirju, huvitavaid kirju õigele sihtgrupile ning see toob kaasa väga häid tulemusi. Ka just nimelt siis selle ingliskeelse termini deliverability poole pealt, ehk siis kohale jõudmise poole pealt su kirjad tuua paremini postkasti kohale. Ning loomulikult siis sa vähendab ka spam reporte ja unsubscribe. Ja kui sa seda kõike teed, siis jah, ühtepidi sul algul võib tekkida see emotsioon, et aga nüüd ma saadan kirju palju vähem inimestele välja, ehk siis ma saadan mitte 10 000 inimesele kirja välja, saadan 3000 kirja välja, ja see tundub algu hirmutav, aga ma võin sulle täiesti kindlalt garanteerida, et müügis sa ei kaota, müügis sa pigem võidad, sest et nii palju kui mina näen, siis mida rohkem ma kirju segmenteerin, mida täpsemalt ma sihin, seda parem on müük. Sest et esiteks see konversioon klikist müügiks on parem, aga ka see totaalne müüginumber, eks kogu müükide arv kipub olema parem, kui saadavad kirju täpsemalt välja. Ja miks? See tuleb sellest samast saate reputatsioonist. Kui sa teed sihitud kirjasid sihitud sihtgrupile, su kirjad jõuavad paremini postkasti kohale ning ka need kliendid, kes muidu võivad seda kirja oleksid saanud seda spämmi postkasti, nüüd on saanud see kirja paremini kätte, nad teevad ka ostu ja see müükitarm tegelikult kasvab sellest. Pluss, mis seal on ka psühholoogiline faktor juures, mis on väga oluline selle juures, on siis see, et kui sa teed sihitud kirja, siis sa tead, kellele sa kirjutad seda kirja. Ehk siis, kui ma tean, et ma kirjutan kassi omanikele kirja, siis ma ei pea kuidagi hakkama laveerima seal kassi, koera ja papagoide omanikele vahel, et neile kõigile sobida, et ma tegi kassi omanikele kirja. Ma saan teha kirja, mis puudutab just nimelt seda temaatikat, mis on huvitav kassi omanikele. Ja see kiri lihtsalt töötab niivõrd palju paremini. Ja lõpuks ongi enda emotsioon on niivõrd palju parem, sest see tegid hea töö, hea tulemuse, jah, sa tegid rohkem tööd, nägid rohkem vaeva, aga see on selle lõpuks väärt, sest et kõik numbrid läheb paremaks. Mida siis personaliseerida kirja sees? Üks asi see, et teeme segmentatsiooni, ehk siis me teeme segmendi kirjas inimestest, kes on teatud temaatikast huvitatud, teine asi on personaliseerimine. Personaliseerimine siis see, kui me kirja sisse kirjutamegi
mingisugust isiklikku informatsiooni või siis jaotame kirja kuidagi niimoodi plokkide kaupa ära, et teatud kirjaplokke näevad teatud inimesed. Väga lihtne on personaliseerida pealkirjasid. Võime personaliseerida täiesti seda pealkirja, mis läheb inimese postkasti. Ehk siis sinna võimalik siis sa paned segmentatsiooni või tingimused, nimelt, et võime sinna panna inimese nime sisse, võime sinna panna inimese viimase ostetud tootekategooria sisse, näiteks, et tere Mari, sinu soovitud kassitoit on taas müügil. Et sükene pealkirja täiesti võimalik kokku panna. Samuti kirja sisus on võimalik täpselt sama asja teha, et jah, me teame küll juba väga hästi, mismoodi saab Smilist panna inimese nime kirja sisse, ehk siis, et mitte me ei tervita inimesi tšau, vaid ütlegi tšau Viivika. Et seda on hästi lihtne panna, aga sinna saab panna ka kõiki neid muid informatsioonikilde, mis on baasis olemas on kliendi kohta. Kui sa tead, et ma viimase ostukategooriat, saad seda ära kasutada. Näiteks sa võid sõnastada, et tere Mari, ma nägin, et sa viimati ostsid minu käest kaubakategooriat, näiteks lilli ja täna tahame sulle pakkuda uuesti sama kategooria tooteid. Või ükstapuha, mis suudab välja mõelda sinna juurde. Et näiteks, et tere Viivika, siin on sinu gluteenivabade pastade valik, mis me täna pakume sulle. Ehk siis sa saad seda kõike hästi personaliseerida. Ja saab ka siis blokkide kaupa sisu personaliseerida, seda ma kohe varsti näitan teile ka, mis moodi see käib, aga sa saad põhimõtteliselt teha Smile'is niimoodi, et sul on konkreetne blokk, mida kuvatakse ainult selle ühe kategooria inimestele. Näiteks sul on siuke pikk uudiskiri, uudiskirja sees on sul põhitooted, näiteks sa oled kosmeetika kaubamaja, sul on siukse põhialahindlustooted, sul on seal kriipsmaduš, siis sul on sul seal põse, puna ja puuder ja siis sul järgmise plokina tähendab, et vastavalt sinu ostetud toetele on siin just sinule sobivad tootekategooriad, ehk siis lossid viimati minu käest šampooni, siis me pakume sulle uuesti sama šampooni uuesti osta näiteks. Ehk siis kõike siukest nagu plokkideks jaotamist ja konkreetse inimese ploki tegemist on võimalik ka Smile'is tehti kokku panna. Kui sa nüüd teed siukest täiesti tavalist personaliseeringut, sa näiteks paned nime sisse või sa paned tootekategooria sinna meili sisse, siis alati pane sinna personaliseeringu taha ka alternatiivtekst. Ehk siis kui sul baasis kogemata selle inimese kohta informatsioon puudub, siis muidu süsteem jätab sinna tühiku sulle. Kui sa paned ka sinna alternatiivteksti külge, siis kuvatakse alternatiivteksti. Ehk näiteks, kui sul on kirjapõhi, kus sa kõnetad mind, tere Viivika, aga sul Viivika asemel andmebaasis on tühjus, siis kuidagi kas see nimi ära kustunud ja seda polegi kunagi olnud, siis selle tühiku asemele saab panna mingi sõna, näiteks minule siis kuvatakse mitte tere tühik, vaid tere sõber. Ehk siis alternatiivtekst on siis asendussõna, mida sa saad selle konkreetse sõna asemele panna, mida sa muidu kasutaksid. Saab asendada pilte. Kirja sees saad näiteks kuvada inimeste erinevaid pilte. Näiteks on võimalik teha niimoodi, kui sul ongi lemmiklooma-pood, siis kassi omanikele on see päisepilt sul kassiga, koera omanikele on päisepilt koera hoopiski. Siukest asja tõesti võimalik teha. Ja siin on üks näide, mis moodi tehti sünnipäeva õnnitlust niimoodi, et see tarkvara siin, Nifty Images, nemad siis võtavad sinu andmebaasist selle inimese nime, kellele sa postkaardi saadad, ja see nimi kuvatakse siis siia selle päris nimele siis pildi peale. Ega siukest asja tegelikult täiesti võimalik teha, siukse tarkvara siin olemas, otsige, kasutage, nendega saab teha väga-väga põnevaid asju. Ja siin on siis lubatud näide, et mismoodi saab kogu blokki asendada. Näiteks meil siin on ühe hästi toreda eestimaise vitamiini müüja Norvita näidis, kes tegi siukese automaatika, et kui inimene tegi veebipoes ostu, siis talle soovitati järgmises kirjas seotud toodet. Ehk siis kogu see kiri tegelikult oli hästi pikk, siin oli umbes 7 või 8 erinevat toodet sees ja see süsteem siis töötas niimoodi, et kui inimene ostis varasemalt D-vitamiini, siis soovitati talle järgmises kirjas C-vitamiini. Ehk siis tema nägi ainult seda C-vitamiini plokki oma kirjas.
Ehk siis järgmisena tulebki D-vitamiin, ehk siis inimene, kes ostis varem C-vitamiini, talle kogutakse D-vitamiini plokki ning kuigi seal kirja sees tegelikult on 7 erinevat toodet, siis igale kliendile tegelikult postkasti jõudis ainult üks toode. Ehk siis see konkreetne toode, mis oli tema jaoks mõeldud. Ja siin teine näide on ühest Eesti uudisteagentuurist, kes saadab siis välja igapäevaselt teavitusi selle kohta, kui inimese soovitud uudiste kategooriasse on tulnud uus uudis. Ja seda kirja saadakse siis välja tegelikult automaatselt. Ehk siis niimoodi, et inimene seda kokku ei pane. Ja see käib siis niimoodi, et siin ongi sellised nagu naljakad sulud sisse pandud ja selle sulgude asemele tõmmatakse andmebaasist vajalik info kirja sisse. Ehk siis näiteks kuvatakse kuupäev ja kellad, millal see uudis ilmnes uudiste portaalis, mis siin tegelikult ülespoole ka selle kirja, selle uudise pilt ja selle uudise pealkiri ning selle uudise sisu ja siis see kiri nii-öelda pannakse automaatselt kokku. Et niisugust asja, nagu te näete, on Smile'is tegelikult täiesti võimalik teha. Nii, räägime ka selle otsa ära, millal kustutada kontakt. Ehk siis nagu ma rääkisin, siis ka kogu see segmenteerimise üks osa tegelikult ja listi puhastamise üks osa on hoida oma list puhtana. Ehk siis me tahame alati välja võtta need kontaktid listist, kes enam meie kirju ei ava. Miks see on vajalik? See on sellepärast vajalik, et kui sa jätkuvalt saavad kirju kontaktidele, kes su kirju enam ei ava, siis tegelikult selle kontaktiga sa müüki kätte ei saa. Ja mida vähem su kontaktkirjasid avab, siis näiteks Gmail teeb sellist asja, et iga postkasti puhul ta vaatab konkreetselt isiku käitumist postkastis. Ja kui mina näiteks Smile uudiskirja lahti ei tee, siis ühel hetkel hakkab minu see Smile uudiskiri minema kuskile peitu ära. Ta võib ka minna ühel hetkel siis spam postkasti. Ja selleks, et seda juhtuks, siis sellepärast ongi vaja, et sa puhastad listi ära, et su kirjad jõuaksid paremini kohale. Sest mida rohkem on neid kirju, mida ei avata, seda rohkem ka näeb Gmail, et sa justkui saadad välja kirju, mida ei taheta. Ehk siis selleks, et ka oma saate reputatsiooni parandada, näidata välja, et sa saad kõigist häid kirju välja inimestele, kes tahavad su kirju saada, siis hoia seda listi puhtana. Ehk kustuta ära need kontaktid, kes su kirjasid enam ei ava. Ja see taustaks võib olla täiesti tavaline nähtus. Näiteks see, et ma kunagi hästi hammu panin ennast mingisuguse mänguasja poe uudiskirja. Nüüdseks oma lapsed on juba pubekad ja nemad enam mänguasjusid ei taha ning ma seda uudiskirja tegelikult enam saada ei taha. Ning seetõttu, kui laps kasvas suureks, ma kasvasin sellest vaevusest välja, ma pole seda uudiskirja enam vaja, siis hästi mõistlik ongi miitsest lihtsalt maha võtta tegelikult. Ja seda listi siis tehaksegi niimoodi valmis, et Smilesse saad segmenteerida välja, filtreerida välja kontaktid, kes ei ole see uudiskirju näiteks viimast 10 uudiskirja avanud. Ehk siis kes viimase aasta jooksul pole ühtegi uudiskirja lahti teinud. Ja kui see list on sul koos, siis sa saadad nendele reaktiveerimiskampaania, ehk siis sa saadad konkreetselt nendele kontaktide kirja, kus sa küsid üle, et tere, et me näeme, et sa pole ammu kirja avanud, et kas sa tahad kõik meie käest kirja saada. Selle kirjaga hästi hea on siis kaasa ka panna mingisugune konkreetne tegevus või mingisugune väike präänik küpsis neile, et nad selle kirja kindlasti avaksid ja uuesti aktiveeruksid. Ehk siis näiteks oledki mänguasja puumud, siis ütlegi, et kui sa nüüd tule tagasi meil aktiivseks kontaktist, kui sa ikkagi tahad neid kirju saada, siis näed, siin on sulle 10% sooduskupong, et sa saaksid seda kasutada oma järgmise ostuga veebipoes. Ja klient, kes siis seda kupongi ära kasutab, siis tema jääb ju aktiivseks ning need inimesed, kes seda kirja isegi lahti ei tee, nemad saab kutsutada tema kontaktilisest ära, sest jällegi, et neid see teema üldse ei huvita. Nii et seda tasub kindlasti teha. Ja need kirjanäitised on siin ka pardik olemas, ehk siis see kiri teeb pigem sügene lõbus ja mõnus ja armas, et siis jääb su kindlasti ka osa kontakte listi alles. Nii, ma korra vaatan teie kommentaari ka korraks ja kes siis võib olla vahepeal liitunud meie uudiskirjaga, siis siit lingi juurde saab seda teha. Nii, ma näen, et siin on küsitud, et kui palju võiks ühe korraga küsimusi küsida, ilma et inimestel tekiks tüdimus.
põhimõtteliselt mina ise ütleksin, et kui sa teed nagu seda uudiskirjaga liitumise vormi, siis sinna 2-3 küsimust maksimaalselt. Siis küsid meiliaadressi, küsid nime ja küsid võib-olla 2-3 küsimust veel, mitte rohkem. Sellepärast, et lihtsalt klient sulle ühel hetkel ei vasta, et mida rohkem sa küsid, seda vähem vastatakse. Ehk siis ja kindlasti anna just valikvastusega küsimusi. Ehk siis inimene ei peaks ise välja mõtlema vastust, et talle valikud ette, siis ta vastab palju paremini küsimustele. Aga uudiskirjaga liitumisest võiks olla hästi lihtne ja nagu ma ütlesin, kasulikum sulle endale tegelikult on küsida algul vähem küsimusi ning siis järgmise kirjaga juurde küsida, teha uuringut juurde. Et siis, kui inimene juba on kirjaga liitunud, siis sa saad tema käest öelda, aga isegi kui ei vasta sellele küsimustikule, siis sa vähemalt on uudiskirja listis see inimene olemas juba ja saad tema käest hiljem alati juurde küsida küsimusi, kui vaja on. Nii, siis Triin kommenteerib veel juurde, et eestustest teadmine tagab parem uudiskirja kliendile, sellega ma 100%, 1000% nõus, et tõepoolest, kui sa tead, kes on see klient, kellele sa kirjutad, siis sa tead ka seda, mis infot ta tahab saada su käest ja seda kirja kokku panna on sul endal lihtsam ning seda kirjaga loeb su klient palju parema meelega, nii et väga õige kommentaar, aitäh selle eest. Nii, siis Maare küsib küsimust, et kuidas lahendada seda, et kliendil eestused muutuvad, et koer enam pole, aga võtab kassi näiteks. Ja selle mõttes on täiesti relevantne küsimus, et variant 1, mida sa võiksid teha sellisel juhul, näiteks korra aastas üle küsida klientide käest nende eelistusi. Ehk siis sa saadki korra aastas teha meie kampaania, kus sa palud inimesel lihtsalt täita uuesti mingisugune maandus ja olev vorm ära ja sa küsid tema käest eelistusi üle. Et see on täiesti normaalne tegevus. Võib-olla korra aastas on tihti, siis tee korra 2 aasta jooksul. Ja teine asi, kuidas sa näed seda, veel on selline loomulik viis, et siis kui sa oled kassi ja koera omanikud, sa müüd kassi koera toitu ja sa näed, et ühel hetkel inimene enam kassitoitu ei osta, aga ostab nüüd koera toitu, siis võib-olla siis ongi sul vaja hakata maasis asju ümber ehitama. Ehk siis jah, sellised asju võib ette tulla. Kõige lihtsam, nagu ma ütlen, on siis teha see uuring korra aastas, korra 2 aasta jooksul näiteks. Aga teine variant, nagu sa näed ostu ajaloost ära, et inimene viimased paar ostu on olnud sellised konkreetsel teemal, siis te olete viimast ostude põhjanud otsuseid, sest et tõesti inimeste arvamused võivad muutuda. Ka näiteks laste mänguasja poe puhul, et kui mul on esialgu, ma olen olnud 10 aastat Pristis, mul on olnud 2 poissi ja mõlemad on nüüd pubekad, aga nüüd ma sain uue lapse, ma sain tütre, ma olen värske tütre ema, siis tegelikult minu eestused muutusid, ehk ma enam ei taha saada võib-olla 10 aasta vanuste laste mänguasja pakkumisi, aga ma tahan beebide asju, just tüdrukute asju saada. Ehk siis jällegist, et kui ma selle info olen kuidagi nagu sinuni edastanud, siis ma tahaks seda vastavat pakkumist ka saada. Ehk siis ostu ajalood annavad seda infot üle kindlasti ning uuri vahepeal ise üle seda asja. See aitab hästi palju värskena hoida informatsiooni. Nii, siis on Triin kirjutab, et oluline ka kontrollida, kas kliendi nimi on baasis korrektselt kirjutatud. Et ta ise on teinud baaside puhastusi ja on inimestele kõikslikult isikukood jäänud eesnime lahtrisse. Ja täiesti nõus sellega. Ehk siis inimesed teevad vigasid ning seetõttu tegelikult hästi mõistlik on aega, et infot üle koguda, üle kontrollida. Ehk siis mais sa võidki tegelikult minna aega oma baasi ja vaadata üle, kas see info, mis seal on korrektne. Näitan, kuidas see käib ka kohe varsti. Aga jaa, seda juhtub tõesti. Ja kui sa tead, et see info on ekslikult pandud, siis eks see parandada see ära. Et näiteks mida veel on hästi lihtne näha, see inimesed kirjutavad oma nimesid hästi erinevad. Mõni kirjutab läbivalt türki tähega, mõni kirjutab väikeste tähtedega ja nii edasi. Et ka seda infot tegelikult on mõistlik parandada, sellepärast, et kui sina ise kõnetad klienti, et tere Viivika ja Viivika, kõik tähed on türki tähed, suured türki tähed, siis tegelikult see, öeldakse, et inimene karjub, on ju. Ehk siis sinu enda baasi puhtuse mõistes aega, et on mõistlik üle vaadata, mida su kliendid sinna ahvitesse kirjutavad, kas see info on korrektne ja kas sa tahad, et see kiri läheks välja selle informatsiooniga. Ehk siis tõesti käige vahepeal seda baasi puhastamas, üle vaatamas. Jällegi Triinut väga hea kommentaar, aitäh. Brita küsib, kuidas filtreerida 10 viimast kirja, mitte avanud kontaktid. Smile'is päris sükest 10 viimast kirja filtrit hetkel teha ei saa, sa saad teha ajalise filtri. Ja seda varsti näitan ka, ehk siis sa saad võtta, et näiteks viimased 10 kuud pole üldse kirja avanud. Ehk siis kui sa tead, mille sul 10 kirja täis sai nii-öelda, siis saad selle filtri omal koostada. Et kui sa saad iga kuu ühe kirja välja ja sa tahad seda viimast 10 kirja mitte avanud kliente üles leida, siis sa võtadki välja need kontaktid, kes 10 kuud pole üldse kirja avanud.
et niimoodi saab. Ja siis on Risto küsinud, esmane kontaktilisti loomine, kuidas otsustada, kui palju andmeid ankeediga pärida või ise lisada? Et näiteks alguses liitumise kuupäeva ei salvesta, aga pool aastat hiljem tahaks teha kampaania liitumise kuupäeva järgi, siis informatsioon puudub. Ja ma selle koha peal, Kristo, ütlen sulle, et see ongi hästi raske otsustamise koht, et võimalik, et alguses ongi mõistlikum koguda natukene rohkem informatsiooni ja seda hiljem hakata vähendama, sellepärast, et lihtsalt alguses ei teagi, mis infot sul vaja on kontakti kohta, see tegelikult see teadmine tuleb sul aja jooksul ja kogemuse baasil. Ehk siis alguses tõesti, ma soovitan pigem natuke rohkem infot koguda, eriti kui sa saad see info kätte ilma kliendi käest küsimata, siis salvesta see info ära, sa võid seda alati hiljem baasist maha lasta. Ehk siis jah, kui sa tahad hiljem teha liitumise kuupäevärgi kampaaniat, siis sul on seda kuupäeva teada ja kui seda baasist pole, siis seda kampaaniat teha ka ei saa. Ehk siis selles mõttes on hea koguda informatsiooni valekut. Nii, lähme teeme natukene Smiley demo ka ja vaatame siis, mismoodi seal asjad käivad. Jagan kohe uuesti oma ekraani ja hakkan siis, otsin lahti, ja hakkan jagama infot, mismoodi Smiley's asju tehakse. Mul on ka hetkel inglise keelesse, aga põhimõtteliselt kogu see asja, mida me hetkel teeme, siis kasutajad kirja saada subscribers listi all, mida me siin teeme. Ja esimene asi, mida ma tahan teile näidata, on see, et Smiley's, kui me laeme kontakte ülesse, siis meil on võimalik siin teha automaatseid liste. Ehk siis, kui ma vajutan siia lisa kasutajaid nupu peale ja valin siit faili, mida lisama hakata, võtan siit tema faili ette, siis esimese asjana on siin võimalik teha loo automaatset nimekiri list inimestest. Ja meil on võimalik selle nimekirjale nimi anda. Ja ma tegin, vaatsin nii kõvel nuppe vahel. Nii. Paneme siia Viivika näidis 1. Ja kui ma selle listini siin üles laen, siis kõik need kontaktid, mida ma hetkel üles laen, laetakse siia samasse listi ülesse. Laeme selle listi üles ära. Ja see list ilmab siia ning me näeme, et siin kontakti nimekirjas oli 11 kontakti. Kui ma seda kontakti nimekirja teile näitan, nii ma pean seda siis natuke teistmoodi jagama ekraani, jagan kogu oma arvutit teile. Nii, kui ma näitan seda, milline see fail välja nägi, siis see fail nägi meil välja selline, et meil on siin meiliaadressid ja natukene lisainformatsiooni kontaktide kohta. Ning meiliaadressid on meil siis Kaspar-Tramm +1 kuni +11. Ning ka Smiley'sse jõudsid täpselt need samad kontaktid siia ülesse, ehk siis Kaspar-Tramm, üks siis kontakti, Kaspar-Tramm +1 kuni +11. Nüüd, kui ma tegin automaatse filtri, see automaatne filter luuakse selle järgi, millal see kontakt viimati muudeti, ehk modified at muutmise kuupäeva järgi. Ning siin on näha, et siin on filtri aluseks võetud, et see viimati muutmise kuupäev on tänane kuupäev, praegune kellaaeg. Ja kui ma võtan, aga seda laen uuesti mingisuguse listi ülesse, siis see muutmise kellaaeg muutub. Ja kuidas siis töötab ka, näitan ette. Ma võtan ette teise listi, ehk siis õppefail 2. Ja kui me võrdame neid kahte listi, siis me näeme seda, et siin esimesed 5 meiliaadressi korduvad, ehk siis Kaspar-Tramm +1 kuni +5 on sama, mis siin esimeses listis olid ning ülejäänud tulevad meil juurde. Ja kui ma nüüd teen teise filtri sellest teisest õppefailist, siis kohe vaatame, mis juhtub. Ehk ma lähen siia uuesti lisakontakte ja võtan siit lahti õppefail 2. Teeme uuesti automaatse filtri. Näidis 2. Ja laeme kontaktid ülesse. Ja mis siis juhtub? Juhtub see, et mul on 2 nimekirja siin all. Esimene, Viivika näidis 1, siin ei ole 6 kontakti. Näidis 2, 2 on 10 kontakti. Vaata, et me seda näidis 2. Siin on siis nüüd sees need kõik kontaktid, mida me siin Excelis algul vaatasime. Ehk siis kui ma võtan siia Exceli nüüd kõrvale,
siis me näeme, et kõik need kontaktid, Kaspar Tramm +1, +2, +3, +4, +5, +21, 22, 23, 24, 25, need on need samad, kes mul siin listis olid. Et nemad on siin, kes siin olema pidid. Nüüd aga see teine nimekiri, ehk siis esimene nimekiri, mis me algul üles laadisime, siin on 6 tükki alles. Ehk siis siit nimekirjast kadusid ära need Kaspar Tramm +1 kuni +5. Miks? Sellepärast nende muutmise kuupäev muutus. Ehk siis nad laeti uuesti ülesse, süsteem vaatas üle, et okei, nende modified at ehk muutmise kuupäev muutus ja läksid järgmisse listi. Ja nii nad jooksid sellest listist siin välja täiesti. Mida siis teha selleks, et sükest olukorda ei juhtuks, ongi see sama, et me peame inimeste kohta koguma lisainformatsiooni. Ja kui me tahame hoida inimeste erinevates listides alles, siis me peame teadma, mis listi me parasjagu üles laeme. Näiteks, kui me võtame ette selle sama esimese faili, mis meil siin oli, õppefail 1, siis meil on siin Kasparid 1-11 ja me teame, et nemad kõik ostsid minu käest festivali passi. Ehk siis ma märgin ära, et need inimesed ostsid festivali passi, ma panen selle selle tulba pealkirjaks festivali pass ja kõikidele inimestele märgin ära, et nemad ostsid festivali passi. Ja nüüd läheme tagasi siia Smilisse ja seesama Viivkäilis 1 on tegelikult festivali passi ostjad. Festivali passi ostjad. Ja ma vahetan selle filtri välja, ehk siis mitte ma ei tee seda muutmise kuupäeva järgi, vaid ma otsin üles selle sama väljanimetuse, ehk festivali pass on väljanimetus ja otsin selle festivali passi välja üles ka siit ja märgin ära, et see väli peab võrduma jahiga, sellepärast, et ma olen ise kõikide inimestele taha kirjutanud, et festivali passi välja sisu on jah. Ja kui ma nüüd teen seda niimoodi, refreshin ära, siis ma nõustin 11 kontakti. Ehk siis ma saan siia listi panna kokku kõik inimesed, kes ostsid passi ja mul on siin uuesti 11 inimest. Ja siin näidis 2, siin ma tahan selles failis on tegelikult 6 inimesed, kes ostsid mu käest glampingu telgi passi. Ja ma olingi nendele märkiga siia juurde, et nendel on siis ostnud glampingu pilet nii-öelda, tagiks nii-öelda, ehk siis parameetriks olen pannud nendele glamping ja jällegist välja sisse kirjutan kelle jah. Ja selle filtri teeme siis jällegist mitte enam selle modified at kuupäeva järgi, vaid ma otsingi üles, kus mul siin on glamping. Ja glamping võrdub jah. Ja mul jääb siia alles täpselt sama hulk inimesi ning see filter nüüd ei jookse mulle tühjaks. Ma võin ka sama nimekirja uuesti üles laadida, aga see glampingu inimeste nimekiri mulle tühjaks ei jookse, sest see pole enam see automaatne filter, vaid ma muutsin selle filtri ära ning siit ma siis saan kätte neid inimesi, mida ma vaja on. Ehk siis niimoodi saan ma ka siia Smilisse luua omale erinevaid filtreid erinevate parameetrite järgi. Ehk see samad inimeste huvid, kas on kassi või koera inimene. Et ma teengi need listid siia omale Excelisse valmis, märgistan ära, kes parasjagu missugune inimene on ja laan selle listi üles nii nagu vaja on. Ja niimoodi saadki siis teha hästi palju erinevaid liste omale. Ja mida siis on siin esimeses failis veel mul võimalik näha, ma saan ka inimeste keele järgi inimesi filtreerida. Ehk kui mul on märgitud inimeste näiteks keelefilter, ma tean, kas ta tuli mul eesti või ingliskeelse liitumisvormi kaudu, siis ma saan seda siin keelt ka hiljem sättida. Ja ma saan ka täiesti valmis teha näiteks uue filtri. Keel on siin eesti ja otsingi üles siit selle keele ja parameetri tagi ja nüüd ma märgin ära mitte siia jah, vaid ma otsingi, et keel, see lähtele peab võrduma ET-ga, nagu Eestis ET ja panen siia ET. Kui ma nüüd refreshin, siis mul tulevad siia kõik kontaktid, kellel on see keele parameeter märgitud ära kui eesti keel. Ja siin on. Nende inimeste jaoks on märgitud ära eesti keele parameeter. Samamoodi saama siin otsida näiteks asukoha järgi inimesi ülesse. Ja nii edasi. Mida rohkem sa infot inimese kohta ära salvestad, seda rohkem saad sa siis teha siin erinevaid filtreid valmis. Ja kui ma näiteks tahangi siis saata välja kirja inimestele,
kes mul on eestikeelsed, siis ma saangi sellele Google segmendile kirja välja saata. Ja tegelikult siin filtrite all ma saan ka teha natukene nii-öelda keerulisemaid filtreid. Ehk siis ma saan näiteks ka teha filtri inimestest, kellel on Eesti kliendid, kes ostsid festivalipassi. Ja selleks, et sükest filtrit teha, ma siia märgin järjest 2 erinevat parameetrit. Esmalt ma otsin üles keele. Keel võrdub mul ET ja teise reeglina märgin siis ära niimoodi, et peavad kehtima 2 reeglit korraga, ehk siis jah peab siin vahel olema, inglise keeles on kas and või siis or, eesti keeles jah või. Kui sa tahad, et 2 reeglit kehtivad korraga, mõlemad kehtivad korraga, siis vaatame siin jah oleks vahel. Kui sa tahad, et kehtivad 2 reeglit ja vahel pole kumba varianti me kuulub, siis sa paned või. Hetkel, kui me otsime inimesi, kes vastaksid meil 2 tingimusele korraga, siis peab siin vahel jah olema. Ja teine filter on siis festivalipass. Ja festivalipass peab võrduma jahiga. Ja kui me nüüd refreshime, siis me näeme, et 7 inimest kuulub siia gruppi, kes siis on eestikeelsed kliendid, kes on ostnud festivalipassi. Salvestame filtri ära. Ja siit ilusti me näeme ka, kes on siin 7 inimest, kellele saate eestikeelne kiri, mis puudutab siis festivalipassi. Nii. Ja need reeglid võid siia juurde ka panna, sa võid panna siia ka näiteks ka juurde, et sa tahad inimest, kes on ostnud nii festivalipassi kui glampingu passi. Ma ei tea, kohe hetkel meil niisugust inimest siin baasis ei ole, aga põhimõtteliselt sa siis saad siukseid reeglid siia luua hästi palju erinevaid. See 3. reegli veel juurde. Isegi 5 inimest on inimest, kes on siis ostnud, kes on eestikeelsed, kes on ostnud festivalipassi ja glampingupassi kõik korraga. Kui me kasutame või filtrit, siis me otsime inimesi, kes vastavad kas ühele või teisele tingimusele. Et näiteks ma tahangi saada välja kirja inimesele, kes on ostnud glampingupassi või siis festivalipassi. Festival või glamping. Siis ma teen või filtri, ehk siis esmalt ma otsin üles inimesed, kes on ostnud festivalipassi. Või inimesed, kes on ostnud glampingupassi. Nii. Ja siia nimekirja tuleb 16 inimest, ehk siis siin on inimesed, kes on ostnud kas ühe või teise asja. Kuidas ma seda kontrollida saan, on niimoodi, et ma saan selle nime peale või selle meiliadressi peale klikkida. Kui ma klikin selle peale, siis kuvatakse selle konkreetse kontakti informatsioon. Ja ma näen siis, et see inimene on ostnud mul glampingu passi, aga festivali passi lahtana siin, see on tühi, ma festivali passi pole ostnud. Samas aga näiteks võtame siit kas patron 5 lahti, siis temal on nii festivalipass on jah märgitud, kui glamping on jah märgitud, ehk ta vastab mõlemale tingimusele korraga. Ehk siis siia filtrisse on tulnud kokku siis inimesed, kes on ostnud nii ühe kui teise asja või siis ühe või teise asja. Ehk siis vastab ühele nendest tingimustest ja ma olen kokku kogutud. Ja niimoodi saab teha või märgistusega filtreid. Kuidas nüüd siis teha seda, et kuidas ma saan teha filtri inimestest, kes pole mu näiteks viimast 10 kampaaniat avanud ja ma tahan nendele saata reaktiveerimiskampaania. Siis seda ma teen niimoodi, et ma jällegist loon uue filtri. Paneme filtri nimeks pole viimased 10 kuud avanud. Ja nüüd me segmenteerime või filtreerime kontakte vastavalt sellele, millal on tema viimane avamise kuupäev. Ehk siis last open, viimati avanud. Ja me tahame otsida üles kontaktid, kelle viimase avamise kuupäev on, ma korra mõtlen nüüd,
on suurem kui 10 kuud tagasi. Ja kui me nüüd paneme siia kuupäeva, siis kuupäeva peab alati olema formaadis aastanumber, sidekriips, kuu, sidekriips, päev. Ja 10 kuud tagasi meil on päevad siis maikuu, mai, no ütleme september näiteks, 2023, september 01. Ehk siis kelle viimane avamine on olnud vastupidi, varem kui 2023 aasta september. Ja siis me leiame üles, et meil on 579 kontakti, kes nüüd pärast seda kuupäeva ei ole ühtegi kirja avanud, aga ennem seda on avanud. Ehk siis on varasemalt olnud meie jaoks aktiivsed kontaktid. Salvestame selle kontaktibaasi ära ja me saame kätte need kontaktid, kellele saata reaktiveerimiskampaania. Nii, see filter siis oli niimoodi, et viimase avamise kuupäev on väiksem kui mingi konkreetne kuupäev. Ja niimoodi saad sinna inimesed kätte. Kui sa nüüd tahad leida inimesi, kes pole mitte kunagi avanud ühtegi kirja, siis need inimesed veetsegi niimoodi ülesse, et loome siit uue filtri. Nimeks paneme pole kunagi avanud. Ja nende inimeste puhul, mis me teame seda, et nende viimati avamise kuupäev on tühi, ehk siis viimati avamine võrdub tühi lahter, siis me saame kätte kõik need inimesed, kes ei ole mitte kunagi ühtegi kirja avanud. Ja nendega jällegi sa võid ka saata selle meeldetuletuskirja neile, kui pärast seda kirja avamist ka sulle ei reageeri, siis sa või julged hakata inimesi baasis maha kustutama. Ja ühtasi pidi teile veel näitama, ehk siis seda, et nagu te siin mainisite, et inimesed vaegalt kirjutavad oma andmetesse vale informatsiooni, panevad valesse lahtrisse valesid asju või kirjutavad väga veidratuma nime näiteks. Kuidas siis seda informatsiooni vaadata? Selle jaoks hästi lihtne moodus on kogu andmebaas alla laadida, vaadata Excel kogu andmebaas üle. Ehk siis lähete oma kontaktide andmebaasi, teete lahti kõik kontaktid, ja siin on nupp nimega ekspordi kontaktid ja laadete selle ekspordi kontaktid nimekirja omale alla arvutisse. Ja kui selle lahti teete, siis kuvatakse teie siis kogu see andmebaas, mis teil siin hetkel olemas on kontaktide kohta ning kogu lisainformatsioon, mis kontaktide kohta olemas on. Siin esialgu on hästi palju süsteemi infot, ehk siis näiteks näete ka siit ära kohe, et millal on need kontaktid niimoodi kirja, millal ta loodi see kontakt, millal ta muudetud on ja millal ta viimati avas kirja, meil jõudi kõikis kirjas ja nii edasi. Ning siin edasi siis tulevad need teie enda teatud filtrid ja kui me siin jõuame siis näiteks eesnime lahtrisse, siis saad hakata vaatama, kas siis on siin eesnime lahtris kõik nimed korrektselt kirjas, võib-olla mõnel kogemuses ja pandud mingisugune täiesti suvaline tähejoru, siis teadki, et see nimi järelikult on pandud valesti. Eks saaksid tulla siit Excelisse parandama seda asja. Ja kui siis tuledki siia parandada ära, siis vaadata, et sul on siin keegi on pannud vastupidi, et sul on eesnime lahtris, on sul võib-olla isikukood, siis sa vahetad see lahtrite väärtused ära, saad sealt faili ära ja laed selle faili uuesti Smiley'sse ülesse. Et niimoodi sa saad seda asja parandada. Teine kord, kes parandada kontaktiinfot, no see, et kui ma näengi, et siin näiteks on ütleme, et Aisha on kirjutatud Türgi tähtedega ja ma ei taha kuhu baasi uuesti üles laadida, siis ma vaatangi, mis on selle Aisha meiliaadress. Email 103 on ta meiliaadress ja otsin selle ülesse, 103. Klikin selle siia nime peale ja ma saan siis ka siin sees selle inimese nimesid üle kirjutada. Nüüd ütleme, et tegelikult nimi Petra ja salvestan selle baasi, selle informatsiooni ära ning see info muutubki just ära. Ehk siis ma saan ka siia tulla ükshaaval asju parandama, me ei pea kogu baasi uuesti üles laadima. Ja võib-olla mõnikord ongi mõistlikum, kui sa näed mõnda üksikut viga, siis lihtsam siis baasisse viga ära parandada, kui laadida kogu baas uuesti ülesse. Nii, ja asi, mida ma tahaks teile korraks veel näidata, on seda, et kõiki filtre, mis te loonud olete siia. Neid te saate kasutada kahte moodi kampaaniatel. Te saate neid kasutada kas selleks, et inimestele kirju saata või selleks, et inimesi välistada listidest. Ehk siis näiteks, kui me oleme teinud uudiskirja nimekirja
näiteks seesama isadepäeva välistusnimekiri oli meil. Ehk me kogukond inimesed, kes isadepäeva kampaaniat saada ei taha. Ära saada isadepäeva kampaaniat. Ja ütleme, et meil on siin olnud niisugune lahter inimestest, kes ütlesid, et nemad ei taha tulla kohale, nemad ei taha isadepäeva kampaaniat. Ma äkki võtaisin mingisuguse suvalise filtri omal. See ei töötanud. Võtame siis selle. Nii. Et see on nimekiri inimestest, kes ei taha isadepäeva kampaaniat saada. Siis kui ma ei taha neile kampaaniat saata, aga ma hakkan tegema isadepäeva kampaaniat, siis ma hakkan tegema muud kampaaniat. Teen seda nii nagu ikka tavaliselt teen, isadepäeva kampaania. See on siin tegelikult nüüd siis pealkiri, millega ma saadan kirja välja. Valis ikka kirja põhja ja siin kontaktide nimekirjast ma valin need kontaktid, kellele ma tahan kirja saata, ehk siis ma tahan näiteks saata eestikeelsetele kontaktidele, kes on ennast uudiskirja nimekirja üles andnud mulle, nendele tahan kirja saata ja isadepäeva kampaaniat me saata tahaks, ma teen selle nimekirjas 2 klõpsu ja tekiks see ristimärk. Ja sellisel juhul kõik inimesed saavad selle kirja kätte, kes siin selles newsletter subscribers listis olemas sees on, aga kui inimene on 2 nimekirjas mõlemad, siis ta siis siin nimekirjas ja ka selles ära saada nimekirjas, siis ta seda kampaaniat ei saa, siis on rist ees. See on välistuslist, kes selles listis olevad inimesed kirja ei saa. Ja niimoodi siis saadki siis vältida teatavatel inimesed kirja saatmist näiteks. Ja samuti ma siis võin tegelikult siit valida mitu erinevat nimekirja, kellele kirju saata. Ning viimases sammus ma siis näen ära, mitu kontakti lõpus kokku on, kellele kiri läheb. Näen ära, mitu inimest on siis kokku nimekirjades kokku ja mitu inimest on neid, kellele ma kirja ei saada kindlasti. Ja niimoodi siis saabki teha segmenteeritud kampaaniaid. Kirja põhjadalt ma tahaks teile ka veel kiirelt näidata ära, milleks moodigi näeb välja personaliseerimine. Ehk siis võtame siit lahti uudiskirja ja siin tegelikult on juba tehtud niisugune personaliseerimine, aga ma teen selle siia uuesti läbi. Ehk siis te tahate siia sisse panna üks inimese nime, siis selle inimese nime sisestamine kirja peale sisse tegelikult äärmiselt lihtne. Kõik samad väljad, mis teil on olemas andmebaasis, ilmuvad ka siia insert nupu alla. Ja otsid siit üles inimese eesnime välja ja ongi siis inimese eesnimi teil sisestatud kirja peale sisse. Ja kui te nüüd tahate panna ka siia juurde selle nii-öelda varuvariandi, ehk siis selle, et kui inimese eesnime baasis olemas ei ole, siis mida siis kuvatakse siia, siis selle jaoks hästi lihtne moodus on minna Smiley kodulehele, võtta lahti kasutusjuhendid ja kirja personaliseerimise plokist võtate lahti siin lõpus nime personaliseerimine ja siin on alternatiivtekst. Ehk siis te kopeerite siit selle 2 sulule järgneva koodi jupikese nii-öelda ja panete selle siia oma selle personaliseeringu taha. Ning mis te peate vaatama on see, et teie valitud välja nii oleks sama, mis siin pärast if'i on. Ja siis siia 2 sulu vahele märgite siis ära selle sõna, mida kuvatakse nendele inimestele, kelle nime või olemas ei ole. Ehk siis mida see kood teeb, ta ütlebki seda, et kui see eesnimi väli on tühi, siis kuva sinna sõna friend. Ja niimoodi siis saab teha personaliseeringut. Ja põhimõtteliselt saab ka siis erinevaid blokke personaliseerida. Seda ma siin täna rääkima läkka, see on lihtsalt nii veel spetsiifiline, aga selle kohta on meil tegelikult olemas videokoolitus. Kui te lähete YouTube'i, siis YouTube'is Smiley't otsides on olemas 5 hästi põhjalikku koolitust, kus me räägime ka kirja põhjade personaliseerimisest ja kuidas neid blokke siia pannakse, ehk siis saate sealt selle üles otsida. Nii, ma nüüd läheks vaadata, kas teil on küsimusi tekkinud ja kui midagi vaja on, siis küsige üle, ma näitan uuesti asju üle. Ahah, ei näe ekraani.
Stella, palun ütle mulle vahele, kas ma vahepeal üldse ei jaganud ekraani? Või ma vist lõpus ikka jagasin äkki või? Nii, okei, kõik korras. Väga hea. Ja loodan, et ikka nägite kõike. Stella ütleb, et ma ikka jagasin ekraani. Väga hea. Nii, Risto küsib filtri mõiste. Kas filter töötab juba imporditud kontaktide listi peal? Ehk et taustal on kontaktide andmebaasis olemas rohkem kontakte, aga ma näen ainult filteeritud kontakte. Filter töötab kõikide kontaktide peal, ehk siis see töötab nii nende kontaktide peal, kes on sul käsitsi imporditud, kui ka need kontaktid, kes on sul sisse tõmmatud läbi süsteemi, ehk siis kas üle API saadetud kontaktid või kes on sul kuidagi liidestustega tulnud, ehk siis see filter töötab ühtemoodi mõlemate kontaktide peal. Ja sa pead teadma, mis on see väli, mida filtreerida, ehk siis mis on see väli, mida sa filtris kasutada. Ja väga lihtsalt, mida ma näinud olen, on see, et kuna kodulehti teevad mitte need inimesed, kes meie turundust teevad, siis kasutavad erinevaid väljade nimetusi. Ja sellest tulenevalt alguses on natukene raske neid õigeid nimetusi üles leida. Ma vastan ise küsimusele ka ära ja siis ma näitan, kuidas neid väljasid üles leida. Kas filtrid kasutatakse juba Smile'is varem imporditud listile, mitte imporditavatele, ehk filter ei määra seda, kes failist imporditakse. Kui sa mõtled automaatfiltrit, siis automaatfilter tehakse muutmise kuupäeva järgi ja kui sa laed inimesi üles, siis filter selles mõttes mitte ta ei vaata inimesi, kes imporditakse, vaid ta vaatab seda muutmise kuupäeva. Ehk siis sisuliselt tegelikult see filtri tegemise hetkel mitte meie süsteemi vaata, kes seal listis oli, vaid ta vaatab seda kuupäeva, millal inimesed muudeti. Ja samamoodi, kui sa teed ka mingid muud filtrit oma kontaktile, siis näiteks kui ma teengi selle festivali passi filtrit, siis ja ma laen üles nüüd nimekirja kontaktidest, kellele märgitud, et nendel on festivali pass või tub jah. Ja kui ma järgmine kord laen järgmise nimekirja üles, kellel on ka festivali passis märgitud lahmisse sõna jah, siis filter võtab need 2 faili kokku. Ehk siis ta paneb sinna filtrisse kokku nii need varasemad kontaktid, kellel juba varasemalt oli märgitud, et festivali pass võrdub jah, kui ka need uued, keda ma just hetkel üles laadisin. Ehk filter vaatab andmebaasi informatsiooni, aga mitte seda, mis on see fail, mida parasjagu üles laadisid. Ja kas Smile'is saab olla ainult üks kontaktide andmebaas ilma filtriteta? Just, ehk siis Smile'is tegelikult meil ongi üks andmebaas ainult, kõik kontaktid tegelikult laetakse üles selle kõikide kontaktide nimekirja alla ja seda konkreetselt kõikide nimekirjade kontaktide listi me siis hakkame filtreerima. Ehk siis süsteemis on tegelikult üks nimekiri, kus me siis hakkame neid filtreid üles otsima. Nii. Ma loodan, Risto, et ma vastasin küsimusele, kui ei vastanud, siis kirjuta mulle pärast eraldi. Ja ma lubasin siis näidata teile uuesti ekraani korra, ehk siis näidata seda, kuidas me näeme, mis info meil on tegelikult kontaktide kohta olemas. Salvestan selle kirjapõhja ära ja kui ma nüüd lähen tagasi kontaktide nimekirja ja võtan lahti kõik kontaktid, siis siin on niisugune nupp nagu kõik väljad. Ja kui ma selle kõikide väljade nuppude peale vajutan, siis kuvatakse mulle kõik need väljad, mis mul andmebaasis olemas on. Ehk siis näiteks jällegi asi, mida ma tihti näen, on see, et me kuskil ühe vormi kaudu salvestame inimeste eesnimed ühtemoodi. Näiteks me kasutame sõna eesnimi, aga samas mingis muus vormis me kasutame mitte niisugust nagu eesnimi, vaid me kasutame first name'i. Või siis mõnikord ka first name sidekriipsuga. Ehk siis meie süsteem ei tea, et on erinevad sõnad. Kui sa kasutad first name sidekriipsuga või eesnimi segamini, siis ka meie baasis on salvestuvad kõik erinevate andmebaasi väljadena. Mis tähendab seda, et kui sa kogemata kasutanud 3 erinevat moodust eesnime kirjeldamiseks, siis hästi mõistlik jällegist ongi andmebaas alla laadida, Excelisse baas korda teha ja uuesti üles laadida niimoodi, et kõik eesnimed oleksid alati ühes lahtris. Ja kindlasti see süsteemi mõistes ka vaata üle, et see kuskil, et sa edaspidi korraksid kõiki nimesid kokku alati ühesuguse nimetusega, kas eesnimega või first name'iga.
ehk siis see küll on see trikikoht, kus vaata üle, et sul need väljad oleksid kõik korrektsed. Ja kui sa ei tea, mis väljasid sa salvestad kuskile, siis jah, siin manage fields ehk siis halda väljasid nupu alt, saad sa näha, missuguse kõiki väljasid sulle kontaktibaasi tegelikult salvestatakse mingite süsteemide kaudu. Et see info on siin olemas. Nii, kas kellelgi on veel küsimusi tekkinud? Ma olen tegelikult suutnud juba poolest tundi siin täis rääkida ja ilmselt kõikides juba juhtma kokku ajada. Ehk siis andke teada, kui veel küsimusi on. Ja siis saame neile kiirelt vastata. Loodan, et oli natukene abi sellest mõttest, et jah, ma tegelikult tean, et kogu see kontaktide haldamine on keeruline teema, nii kui sa pole varem seda kunagi teinud, siis kogu see info kogumine ja info sorteerimine on raske, sest sa ei tea, mis infot sul vaja on, mis jalgu. Aga jah, hakka kuskilt pihta, hakka midagi koguma, mõtle lihtsalt oma peast läbi, mis on need kirjad, mida sa tahad saatma hakata. Et juba selle pealt tegelikult sa saad ühel hetkel välja hakata mõtlema, et mis on see info, mida sul on vaja selleks, et need kirju välja saata. Täpselt nii, nagu sa tahad. Ja kogu infot väikselt niimoodi, et hakka kohe midagi vähemalt koguma. Sul on alati võimalus juurde küsida, et ma olen tegelikult täiesti näinud veebipoode ja muid kirjasaatjaid, kellel algul ei ole informatsiooni, aga kes küsivad seda juurde. Et siis ongi, et algul nad teevad lihtsalt tavalist uudiskirja. Ja ühel hetkel, kui need on juba baas päris suureks teinud, siis nad hakkavad tegema segmenteerimist juurde. Ehk siis nad küsivad klientide käest üle, samamoodi kirjateed, et kas sul meeldivad kassid või koerad, anna meile teada. Ja kindlasti kõik inimesed ei vasta, aga mõni vastab ja vähemalt nendele siis nad hakata tegema segmenteeritud pakkumisi. Ehk siis, kui sa veel siiamaani pole seda segmenteerimist teinud, andmete kogumist teinud, siis tegelikult ei ole mitte midagi lahti, sa võid seda alati hiljem hakata tegema, et mida varem seda tegema hakkad, seda rohkem sul lõpuks andmed olemas on ja saad neid paremini kasutada. Ning jah, kogu alati võib-olla suti rohkem andmeid, lihtsalt mitte kogu informatsiooni maailmas, aga kogu natukene rohkem andmeid, sest et hiljem juurde küsida neid on natukene raskem. Ja sellest ja siis saate võitsa neid andmeid hiljem maha kustutada, kui tõenäoliselt, et enam vaja ei ole. Nii, küsimusi ei ole hetkel tulnud, seega loodan, et väga hullusti ja raskeks asi ei läinud teile. Ka hiljem, kui küsimusi tekib, siis me vastame ka Facebookis, samuti võite meile chatti kirjutada, meie supporti kanalisse võite kirjutada Smile'isse, et ka meie toredad supporti inimesed aitavad teile alati kõik asju teha. Ning muidugi üks koolitus on olemas veel, et siis nädala pärast kohtume, kellega kohtume ja räägime üle siis meilide autentimise teema, et siis mis on SPF, DKIM ja D-mark ja miks need asjad vajalikud on. Seniks aga siis jõudu teile, tublit segmenteerimist, tublit kontaktide kohta info kogumist ja kui on soovi arutada, mida koguda, mida mitte, siis alati võtke ühendust ja aitavad hea meelega hästi välja. Ja nägemiseni, tšau!